põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio. Avavile annab Olipet. Tervist, jalgpallistuudio jälle eetris. Stuudios mina, Eigor Aljurand, sihvatas Saaremaa mees Madis Kalvet ja kiiratas Kadrioru mees Andres Hopper on kohal. Ja teeme siis 3 küsimust kohe Andres Hopperile alustuseks ära. Oli siin legendide mäng Tarts Gruusiada. Võta siis 4 sõnade rotkuse mäng, et 150 inimest oli. Reklaami oli vähe, aga mäng toimus, et legende. Ma vaatasin, et Andres Hopper ei olnud väravlööte nimekirjas. Ma olin ja ma sain assisti esimese kohe, et nõelasime kohe teravalt vastu, et Grusiinia alustas survega, olid väga tehnilised, aga tegime seal Rimo Minule, mina väikse pette Kruglovile, Kruglov lõi ilusti nurka ära, 1-0 ees. Siis saadi 1-1, 2-1 lõi Neemelo, ilusti täiesti vana karu oli tagasi, võttis seal mängijate vahel omaks ja taha nurka, väga ilus värav, aga ikkagi lasti tagasi lüüa ka, et 2-2, et sõbralik viik nii-öelda. Teine küsimus. Kas tänapäeval 90-ndatel see mäng oleks olnud, ma arvan, et mis päev täna on, teispäev, ma arvan, siiamaani oleks meie kaineks saanud, siiamaani jõmiseks kuskil saunas. Tänapäeval, Andres Hopper, sa lihtsalt jõudsid kohale, et kas tänapäeval tõesti nagu banketid on nii kehvad? Ei, bankett oli väga hea, selles mõttes Tähtede klubis pärast väga hea toit, söök, jook, kõik oli olemas, tänukõned ja küllakutsed, nii et järgmine aasta lähme Gruusiasse, me ei tea veel kuhu, aga jah, need kohti on ju Premium liigasse 2 nädalat, siis auku paus. Ja, see koondise paus pluss siis ja Gruusia paketi paus ümber mängimine. 3. küsimus, kui paneks kõik need koondise mängijad jooksma 1500 meetri jooksu, kes võidaks? Kes on olnud kõige paremas vormis? Ja miks on Markus Jürgenson? Ja Markus Jürgenson kindlasti ja siis Tiima Marozov. Eesti jalgpallilegendid siiski, et Jürgenson on pool legend. Kes nendest vanakooli meestest? Vanakooli meestest, ma mõtlen siis, sa mõtled võib-olla Kristalit või kas Kristel jookseks 1500 meetrit ära üldse? Ja see on võib-olla küsimus, aga ei, ta vaata see tarki torma valib õige positsiooni, et ta oli väga okei seal, aga jah, et võib-olla mõnel mehel oli see nii-öelda jah, raskuskese võib-olla madalamal kui mõnel teisel, et ja see gravitatsioon oli ka, et kuidas jalad kadusid alt ära ja vahest ei kuulanud sõna niimoodi, aga ei, kõik oli väga tore, et legende oli väga küllaga, et oleks võib-olla tõesti võinud isegi rohkem rahvast vaatama tulla, et tore üritus oli. Ja 4. tähtis küsimus loomulikult oli see, jah, et kui ma vaatasin Hortit samal ajal, siis see inimene, kes seal koha peal oli, siis tuttavale kirjutas, et seis ja 2-2 ja Andres Hopper on kiilakas. 2 asja mängust, isegi kes väravad lõid savi, vaata, aga Andres Hopper on kiilakas. Et miks? Kuidas see nüüd juhtus nii, et ilus soend läinud? See mõte oli teil natuke aega juba siin, proovisin ju poissegi motiveerida, et kui te võidate 3 mängu järjest, siis me ei suutnud Maardut võita, vaid viiki, aga ei, eks aeg-ajalt tuleb teha muudatusi elus. U17 koondis, Eesti koondise mängud on peetud, turniir läheb edasi, Eesti koondis tegi 3 mängu, kaotas Estex Hispaaniale 1-4, siis Horvaatiale 1-3 ja siis Belgiale 0-1. Optimist, ma tsiteerin, panen kõik, Kallet, sinusurused ja ma panen selle pealkirja, panen rotte erinetest pauk lahti, Eesti koondis pakkus mingi emotsiooni ja keerutas Bayern Müncheni kaitsed. Ehk siis ma arvan, Desminini ma ütles, et fucking super turniir, Eesti jalgpall õilmitseb. Samas mina vaatasin neid mänge, Andres Hopper, võite 3 mängu peale löögid pakku, mis jäid Eesti poolt vaadatuna, peale löögid. Ma mõtlen, need võib-olla heal juhul ühekäänäppudel üles lugeda. Vastastel ei, vastastel oli ja minust oli Hispaanial oli 34 või 38 oli esimene mäng juba, et see oli päris palju. Horvaatide omal seal oli ka, aga ma ei mäleta, kas nii palju on. Uskudes sofaskoori. Belgial vist 19 ja 20 või sükast. Uskudes sofaskooris peale löögid jäid 3 mängus 5-79. No võt 5, ma ütlesin jah, see oli õige. Hispaania vastust oli jah see olukord, kus esmatel peallöök tõrjuti, siis tuli värava, ühes olukorras oli 2 peallööki. Et optimist, kes siis on meil kõige suurem optimist, loomulikult Madis Kallet, kes on ikkagi jalgpalli õitsev mees, koldane mees, räägi siis, mis oli hästi turniiril, et mis positiivselt jäi, ütle 3 asja, mis jäi positiivselt näppude vahel. 3 asja või? 2 väravat, kas on 1 või 2 asja? Ühe alla või 2 alla.
Siis kolmandas mängus või teises mängus sai publik staadionile, see oli ka positiivne. Jah, nagu aru sain, esimeses mängus oli ju seal natukene ikka toppas ja siis oli... Ja mulle isegi jooksis üks inimene järgi, palun rääkige sellest saates. Ja siis oli selles mõttes, ma saan aru, ikkagi noomiti ka UEFA poolt, et asi oli nagu paha ikkagi. No seal vist öeldi, et seal vist juhtus selline asi ka, see on täitsa lubamata, seal tehti vist see üks pöördeärav lahti. Sa vaat, see läheb selja taga lukku, ülevalt ei tehtud ust lahti veel. See tähendab, inimesed täitsa pöördu ära ukse vahel. Näiteks, kui mingi UEFA inimene sellist asja vaatab, see on ju enam suuremat turvariski ei olla, sa pead 100 inimest sinna lukku, see on täitsa haige, vaata, lõpuks said. See ei pea ju nägema tervet mängu. Lõpet Laur ütleb, et kui tervet mängu ei näe, siis vaata poole. See mõttes, et see korralik pardak oli, et selles mõttes, et see on... See oli pahandus muidugi, et seal lõpuks oligi siis teiseks mänguks ja seal nii-öelda ulatati vist sealt Euroopa poolt kartuka abikätt, et asjad ikkagi paremini nagu sujuksid. See on siis heas mõttes abikätt või alles mõttes nahutati. Eks nahutati ja aidati, mõlemad tehti nagu. Et ma ütlen, et Eesti oli katsu äravat äge, see oli nagu okei, rahvast oli normaalselt. Muidugi jube vaiksed, aga kiidan neid poisse, kui nad kuulavad, kes seal mändude ajal seda trummi lõid asjad, muidu oleks seal täitsa vaikuses olnud. See oleks võinud kuidagi need kõikide klubide ultrad kohale ajada sinna värava taha, kes oleks seal pürod ja trummid ja kõik lahti, et see oleks selline järgmine kord kutsun üles kõikide premium ja ma ei tea, esiliigade ultrad sinna ühes koos nagu kaasa elama. Õluti müüda, mis sa tuled sinna? Seda ma ei tea, seda ma ei tea, see on laste võistluseks limonaadi saad. No õpetame õige, et fännid saavad ka ilma hakkama. Sellepärast olidki lapsed seal lastel savinud, sa ei ütle ju mingile, ma ei tea, mis võtavad kuulsad, Maarja Tromp, see ei ole elu sees ühte mängu Ukraina peal näinud ju. Aga kunagi on ikka esimene kord. Aga mis mind, ma nägin nagu hektiliselt koha pealt, et üritasin vaadata paari mängu, et arvasin, ma ei vaata üldse, et ma mõtlesin, et täitsa savik oli. Ma saan aru, vanuse aasta või vanuse käik, saan aru. Võtame Horvaatia mäng, mul Horvaatia mäng võib-olla oli kõige rohkem. Ma ei saa aru, me ei suuda, me oleme nii maas, me jääme kõiges alla, selles mõttes, et okei, skoor, mis ta oli, 1-4 või? 1-3, skoor on isegi super. Aga reaalselt, need ei ole ju Horvaatial, okei, see üks mees on Bayernist, me umbes selle ümber ehitame, Bayern mees, need on suvalised Horvaatia noorte satside mehed tegelikult kõik. Et mitte suvalised mehed, vaid suvalist Horvaatia satside mehed on. Need ei ole mingi suur klubi, ei ole Manchester United, Juventuse noortest tulevad, ei, need on Horvaatia omad mehed. Kuna meil ükski mees ei suuda mitte midagi, või noormees ei suuda mitte midagi teha, mingit sööta anda, mitte midagi, me jääme kõiges alla, söödu, täpsus, jooksukiirus, füüsika eriti Belgiaga võrreldes, Belgiad kõik olid pool pead paremad, absoluutselt kõiges, selles mõttes, et ma saan aru, see ongi selle meie vanusega ekseer, ma ei saa aru, kuidas me nii mööda neid lapsi kasvatame, et minna, selles mõttes, need väravad on nii vale positiivsed, selles mõttes, et ma võin selle Horvaatia seal ees istus üks Poola klubi Scout, ma lihtsalt, et seda näidata või mõtetud need väravad mõnes mõttes, ees istus Poola klubi Scout, kes tegi märkmeid. Ainult ühe mängija kohta Eestis, Andres Opper, sina saad või sa arvata, kelle kohta kirjutas Poola klubi Scout, et ainult üks mängija jäi silmadele, kes? No võib-olla ma ei tea, seal sammul või siis tõesti, ma ei tea, visse seal individuaalne midagi. Õige vastus oli Tomingas ja see oli, kirjas oli dribbling, aga mida ma öelda tahtsin, me vaatame seda mängu lõppu, et äge, aga reaalselt see vend vaatas seda mängu, kirjutas ainus asi, mis tal Eestist silma ei oli, Tomingas oskab driblada. Ja põhimõtteliselt, kui see Horvaatia oli 3-0 ja peale seda hakkas ainult tagasi söötma, siis ta enam ei vaadab mängu ka. Et see mõttes hakkas, eeldates mitu naist saatis selfisid, pani see märkmiku kirja, sinna mingi sodis midagi, tegi selfisid, ta on nagu, ma arvan, see mõttes ta ei näinud, kuidas Eesti selle värava oli, see savi, see mõttes Horvaatia enam ei mänginud. Me oleme siin vägev, vingi emotsioon, let's go, Eesti oli värava, super, vaata, let's go, päriselt. Igasugune Scout selle aja jaoks, selle hetkeks vaatas, et see mäng on läbi, et siin see lõpus, mis toimub, on savi, seepärast see Horvaatia ainus asi, mis tal oli, et peaasi mehed vigastada ei saa, laias lastu siin. No ja sinna võib-olla see, et nad lõpetasid mängimise, lasid selle ühe värava ja sinna nende edasipääs läkski, ütleme nii. Aga ma ei tea. Omavahelisi mängud on selles mõttes, et seal ju Eesti värav ei loe. Ei, seal Eesti värav ei lugenud, aga ma mõtlen, selles mõttes, et neil tegelikult on savi, et oli vaja lihtsalt Eestit võita. Belgia samamoodi pani, eks ole, 0-1 tubli, aga põhimõtteliselt Eesti tasand näitas see, et Belgia põhimehed jättiski pingile, isegi varudega võtame rahulikult ära.
et noh, selles mõttes ma ütlen, et lihtsalt, et isegi Poola klubi scout, ma ei räägi Manchester United scout, isegi Poola klubi scout vaatas neid mehi, vaatas, et üks mees oskas triblada, see on ainus asi, mis tal positiivselt teine, õudne. No mul oli siin üks kogemus, mul helistas ühe teise spordiala treener, see oli siis pärast Hispaania mängu ja siis ta oli ka, noh, selles mõttes ma tal endal vist poeg mängib ka vutt ja mängib veits nooremal tasemel. See ei olnud Tõnis Sildar siis? Ei olnud Tõnis Sildar, ei ole see üks teine talispordi. Sul oli veel helistab treener ka Tõnise vai. Ka üks talispordi treener ja siis tema nagu tähelepanek oli ka see, et kuidagi see mängijate valik oli tema hinnangul just selline, et kuidagi ütleme, tavaliselt vaatasid neid mängijate füüsilisi võimekusi ja siis ta ütles, et tema nii mõnegi noormehe paneks kuskile maadlustrenni või kuskile nagu mujale, nagu, et ühesõnaga, et seal, et kuidagi, et kui see vastased lõpuks nii-öelda ei ole miks sihvakad ja sellised nagu kuidagi, oligi need pikemad, siuksed liikuvamad, sellised tüübid, mis nagu sobivad paremini jalgpalli, et siis meil võib-olla jah, et näiteks füüsiliselt siin Eestis nad kuidagi paistavad silma, aga samas näiteks see füüsis, mis neil Eestis on hea, siis see nagu rahvusvahelisel tasemel ta ei ole nagu enam hea, et kuidagi need et ühesõnaga ta ütleme nii, et kritiseeris seda no ütleme nii, et selle valikuga ei ole midagi teha, see on meie parimad poisid, et jah, me võime rääkida mingist 1-2 mängijast võib-olla, kes seal oleks võib-olla sisse saanud, välja jäänud, kes sai vigastada, kes suur pilti täpselt, et see on lihtsalt meie parim, et siin ongi, et küsimus, kui värsked meie poisid jalgadest olid, sest tõesti vahepeal jäi endale ka silma, et kuidagi meie liigume raskemalt või võib-olla see tõesti see kaitses rabelemine ja see võtab lihtsalt nii palju energiat ära, et sa ei jõuagi nagu kogu meeskonnana rünnakule järgi, et ja ütleme nii, et ma saan aru, mida mõeldakse, aga kahjuks need on meie parimad mängijad, et ja võib-olla see tase, kus meie mängime, ütleme, enamus on ikkagi Eestist, siis kui sa loed siin ette Bayernid ja ma ei tea, kes, seal ei olnud, kõik ei olnud, see oli Horvaatia, aga seal ütleme, et seal on küll neid klubisid oli ka teisi, ütleme, hispaanlased. Hispaanial jah, vähe teine klass. Et see oli vähe teine klass, et ma ütlen, et see 5 peale ööki Rats väravat, see on ooper, seal on uued ooperid tulemas, lihtsalt põhimõtteliselt üks võimalusi on tehtud. Paned ette risti ära ja kõik on korras. Aga selles mõttes jah, et ma mäleta, kus kohas see nagu välja öeldi, aga mis oli turniiri eel selline eesmärk on, see oli ka see, et võiks nagu see väravate suhe olla parem, kui oli see omal ajal see U19 turniir, kus see äkki vist 1-9 vist või? No siis selle sai kätte. Selles mõttes selle sai nagu kätte, aga et jah, et see eks mul tekkis ka küsimusi, et selles mõttes seda 5 kaitseliini saab mängida erinevat moodi, aga et me ei saa kunagi teada nüüd, et see on kõik spekulatsioon, et kui me oleksime läinud 4, ma ei tea, mis iganes me võime hakata lugema 4-3-3 või 4-4-2, et me ei saa seda kunagi teada, et aga kas me kukkusime kohe liiga madalale, me ei tea, aga kui eesmärk oli saada selline võimalikult hea skoor, siis see ju täideti, väravad löödi, aga jah, et ega ei tahaks ju nagu ütleme, võtame siis Montenegro, kes sai, ma ei tea, 4 tükki ja 5 tükki, et sellist ei tahaks ka nagu näha, et aga samas jälle ka see Horvaatia mängu, mõtleme ka kõiki mänge nagu täispikkuses näinud, et Horvaatia mängu ma kõige põhjalikumalt nägin, et seal oli ka ikkagi see, et kui hakati jälle sealt oma väravalt tulema, aga ütleme, üle poole niimoodi ikkagi väga tihti nagu ei jõutud. Ja see on nüüd küsimus jah, et tundub jah, et see on nagu praegu Eesti noortekoondiste nagu valik, et mängitakse 5 kaitseliiniga ja siis üritatakse oma väravalt minna, seal on see, et umbes kui me kaotame palli, siis oleme me numbritega seal palli all ja nii edasi, aga kas me, küsimus ongi, et kas me võtame sellega ikkagi väga palju jõudu rünnakult ära ja et võib-olla peaksime natukene paremini aru saama, et mis meie tugevused on ja sest oligi viimases Belgia mängus, oli kohe mängu alguses saime need pallid sinna ette, Visse sai tegelikult ju hea võimaluse, oleks võinud vabalt 2. minutil, 3. minutil juhtimagi minna, et ütleme, et tagantjärgi tarkus oleks me teinud teisiti, oleks võib-olla midagi muud olnud, aga need on oleksid, et treenerid valisid selle taktika ja me läksime saama 3 ilusat kaotust me saime, see mõttes 5+ on ju, et aga jah, see nagu meenutas nagu see alt üles ehitus väga meenutas U21 seal, kus me Islandi vastu seal ehitasime endale, et seal vahepeal tundub jah, et nagu on öeldud mingid eesmärgid ja siis poisid täidavad neid eesmärgid
eesmärke 5+, aga et ma vaatasin ka Hispaania näiteks, kui jäi ikka surve alla, siis ei olnud ka häbi, et panna see pall sinna pikaks, on ju, et ma tean ka, et ega Pärnpuu ei ole öelnud, et ei tohi lüüa pikaks, aga jah, et siin et jah, need valikute küsimust, et me jäime mingites otsustes natukene toppama või jäime nagu vastaste tegutsemise kiirustele alla. No eks see jah, kiiruste vahe on must üks silma paistvaid asju, mis nendes mängudes ikkagi nagu ju välja paistis, et see, kuidas nagu hispaanlased liiguvad, üks on see, kui kiiresti pall liigub, teine on see, kui kiiresti mehed ise liiguvad, või noormehed. Et see vahe on ikka ka tegelikult silm nähtav ikkagi, jah. No ma loodan, et taas kui tõrge mastertäit kõik teie, ma ütlen, ma loodan, et need kõik kutsid said aru, et midagi positiivset on, et ma loodan, et ei jäänud see, et hästi kannatasime raitses. Ma seda võib kiita küll, et vaimselt ei kututud kokku. Jaa, see on kindlasti üks, tead noortele võib ilmselt juhtuda kergesti, et kui ikkagi mast maha läheb, siis sellega on jah kindlasti tegeletud, et isegi kui meile lüüakse, me ei lase pead norgu, sest oligi ju Horvaatia mingi esimesel minutil kohe tegi ära põmm, on ju. Ja siis see oli nagu naljakal kombel, et 35. minutil mitte midagi hullu ja just et näed, et sai kinni ja tehti 2-0, et see ääreründaja oli väga terav, aga jah, ei kukutud kokku seda kindlasti, et seal saab positiivselt. Aga ma loodan, et need kutid saavad aru, et hommikul ikka neid trenni ja peab juurde tegema, et selles mõttes, et tõesti, et Belgias kõik olid, mitte Belgia ajal, aga selle taaskord algkohtade, seal ei ole ka ühtegi Belgias, ei olnud ühtegi sellist meest, kes mängiks, ma ei tea, Barcelonas või kuskil, nad on kõik Belgia klubidest tulevad mehed. See on see asi, kus aga Belgia klubi on tiiba parem kui... Ja, aga ma ütlen, seal ei olnud nagu sellised superstaar, eks ole, kes saaks juba ära tõmmatud, eks ole, see, et Eesti, meil ei ole ühtegi, ilmselgelt ei olnud ühtegi meest, kes võiks mängida Belgias näiteks, või ei olnud ühtegi, ma arvan, ükski Horvaatia klubi ei vaadanud seda meest tahaks. Kes see positiivselt silma jäid? Mul meeldis Michalevski, päris äge, tal oli ikka päris robustne roll, et põhimõtteliselt ta kogu aeg pidi sealt alt ehitama, et kogu aeg surve all, et ja see jäi mulle ka silma, et seal eks me võime rääkida, et ma arvan, et nad ei saanud piisavalt kaua seda taktikat tegelikult, see oli nagu viimase hetke nagu ütleme, viimase 2 turniiri võib-olla taktika, et võib-olla kui oleks kohe 2 aastat seda surutud, oleks võib-olla kindlasti neid nüansse paremaks saanud lihvida, et kus, mis ja et see Michalevski, Belgiaga oli eriti hästi näha, et sa tuled, hakkad seal kaitseliini ümber ehitama, aga minu silmis oleks võinud olla seal ründajate taga, poolkaitsete ees, et need nii-öelda taskud või need liinide vahed, et meil ei olnud seda käiku ja me ei leidnud sinna üles, et kui ülevalpool oli näiteks Lehtmets tuli sinna ründajate poolkaitseliini vahele, see oli okei, Kaares ka seal, et siis Michalevski oleks võinud see samm kõrgemal olla, et kuidagi me jäime sinna nende Belgia ründajate ilusti kontrolli alla, et seal jah, need läbikäigud, et kuidagi mingid asjad, ma ütlen, et võib-olla oleks pidanud või oleks võinud olla rohkem aega selleks kokkumänguks või selle taktika nagu harjutamiseks, selle taktikaga mängimiseks. Ma olen nõus selle Poola klubi skaudiga, et see, kuidas Tomingas tal on natuke, teeme siis sellist lolli, tal on natuke see alamad sees, tahab nagu teha. Tal oli mis Belgia mändus oli ka mingi müstilised, mingi väikse pettega ratsend ära, tal on lihtsalt kogu see komplekt las olla, aga sellised väikesed sähvatused, et see selles mõttes on äge küll. No ja mulle meeldis selles mõttes, et jälle mõeldes meie tugevuste ja meie sellise, et kus me võiksime head olla, siis ma tahaks nagu neid mängijaid nähagi selja taha jooksmistes, et selles mõttes oli Visse nagu ainuke, kes tahtis nagu seda joosta ja selja taha, et minul see, kui Tomingas tuleb vastu, küsib jalga, et tahab kogu aeg siduda, siis ei olnud sul seda järgmist käiku, et kes siis selja taha läheb, et see palli hoidmine vastase kontrolli all, et kas see on nagu mis me siis edasi sealt teeme, on ju, et mis see oli, kiidame, värav oli väga edev ja raitsjatest, ma ei tea, Anders, palju sa neid mänge jõudsid vaadata? Ma käisin kõiki vaatamas koha peal. Räägi siis, kes kaitsjatest sinu meelest on? Ei, Sammul mulle meeldib, Sammul on selline liider seal, Kalvik tuli tegelikult seal viimases mängus. Kas ta on selle Kalviku sudulane? Ta on Andres Kalviku poeg, aga ta on veel 1 aasta noorem, ta on 2010. Et ma seal pärast Horvaatia mängu siis rääkisin ka, et palju Kõlvart niite tõmbas, et ikkagi Pärnu nagu noore mehe nagu kaasas, ei ta pannud midagi seal, isa oli uhke ikka muidugi. Sammul siis on põhimõtteliselt aga seal see Uku Sammul on põhimõtteliselt ma arvan Reigil, kuna ta on punase peadle, siis ta Reigi jaoks on see vihmani uustulek. Ma isegi vaatasin väljakul ma arvan, ei olnud ühtegi inimest, kes ei vaataks seda või ütleks uus vihman, mingi selline jõuline, suur, äge
et tema midagi seal on, jah. Vasak keskkaitse samamoodi, väga asjalik, mulle jäi siin. Järjekordne Nõmm. Ja noh, ma ütlengi, et kes kahjuks Kaasikult oodati palju, aga ta sai kohe esimeses mängus kahjuks vigastada, Põder sai vigastada, et selles mõttes kaks nii-öelda, kellega alustati, kukkusid välja. Eks siis kiidame, et Ollin väravas oli äge, selline paukudes vend, mulle meeldib. Arju, Jotja, Sammul, Ralvik, mõlevad Floora. Utu Nõmm, Nõmm siis tead juba Pärnu, kus mujalt. Neelt lõi ka ju värava ja võitles, et see võitlustahtest kui sellisest ei jäänud ju puudu, et kõik ikkagi nägid, et andsid endast kõik. Mihhailevski on siis Tartu, mis asi? Ta läks Hoikoosse. Tartu Kalevist vist on ju Hoikoosse. Ja teda me veel kiitsime. Anton Visse, Viimsis Kuressaarde. Anton. Kusjuures Sokeretis kirjutab ka kogemata seda Aston Villa. Aston Villa, Anton Visse, vaata üle keeruline. Vaat see mees teab, et Visse on siis Kuressaardes praegu, Klaasik, kes see viga on Suomesta. Robi Lehtmees tuli seal mängu, et ütleme. Ja üks mees Lehtmees Viimsist, kus mujalt, ja siis Tomingas, ainus mees, kes oskab triblada, siis on loomulikult Rust. Nõmme Unitedist, kust mujalt tulevad osad mehed, et seal nagu niimoodi ei võtakski ja võib-olla kõiki eraldi välja, siis me võime võtta siin Jaron Silm, me võime võtta Lorentsid asjad, kõik, kes seal olid tegelikult, ei olnud nii, et keegi ju kukkus sellest nagu ansamblist välja. Ega siis, et klubis riit, et kust nad tulevad. Vot, ja nüüd on suured finaalid ootamas ja rahvamessid ja värgid. No eks finaali kindlasti läheb ja inimesed vaatama, et kui seal jälle, Hispaania, kes iganes, Prantsusmaa või kes iganes vastu võib tulla, polegi vaadata turniiri tabelt niimoodi, mis pidi see jookseb seal nüüd, et aga ilmselt finaal, ikka tõmbab publikut meelde, reklaamiga tehakse ja piletiga jagatakse, siis ikkagi inimesi kindlasti on. Nii siis räägime siis täiskasvanud koondisest ka, et on legendid läbi käidud noored, siis on tulemas meil kuulus asi nagu Balti turniir, kus loomulikult meil oli esimene vastane kuulus Balti riik Fääri saared. Mängime Pärnus, eesmärk võit, ehk siis pääs finaali. Jah, et lihtne. Käime siis koondis läbi, kas on üllatusi, väraheid on Hein, Kivila, Bert, kus on Igonen, kas sa tead? Isiklikud põhjused. Valner samamoodi, ega Henn selles mõttes ei täpsustanud, need isiklikud põhjused on, aga et mõlemad olid nii-öelda siis palunud eemal jäämist sel korral. Selge, siis on kõik loogiline, et Bert kohe, kui see koondis asja, siis tegi karjääri kehva mänguvad. et kindlustas ära selle, et kui rastutatakse kaht ära, siis Kivilat, et see on väga tipp-top. See kaugelt tehtud löök, ma saan aru, ma lihtsalt tahan kaitsta teda, et see oli lihtsalt nii hästi tehtud löök, et seal väravat ja pikk mees, aga ei ulatud. Pikk mees küll, aga see tagasi jooks ja see hüpe ja lihtsalt käsi jäi nõrgaks, ei saanud seda pallile pihta, aga okei. Kaitsjatest meil on, kaitsjatena on siis kirjas, ei ole Robi Saarmat, mis on vist margiline, nagu ütleb Kristo Saarja või Aid. Kaitsjatest äärekaitsjatena on meil siis kirjas seal Kristo Ussar, Franki Liivak, Lassi Sinjavski ja Jan Jakovlev. Kus on Saliste? Ma arvan, kui Henn ikkagi tahab mängida 3 keskkaitsega ja siis 2 nii-öelda siis wingbackiga või mis on siis ründav äärekaitsega, siis pigem ma arvan, ta Salistet ei näe ilmselt selles rollis. Et pigem, ma arvan, põhivend kindlasti oleks meil ju Sönning Larsen üldse ühe ääre peal selles rollis, aga tema on juba 1,5 aastat järjest, et ilmselgelt oli vajas puhkust praeguses olukorras. Tähendab, noored pehmod, meie omal ajal. 3 aastat järjest ilma puhtuseta ja need tähendab noored, vaata, lumehelbeks. Peab see Jaan Martins oli vaibi tooma. Aitäh selle eest. Et ma arvan, ilmselt seal see põhjus on, miks Salistet ei ole. Ei vist, Frank Liivat tagasi, pigem nagu vist üllatuse poolse minu jaoks, aga samas ta on ka okei olnud. See tähendab, et ma eeldan, et siis Lassi on vasak kaitsja ja siis paremal on kas siis Hussar, Jakovlev, Liivat ja kes neist, Andres Ooper, trennid näitavad. Jaa, täpselt, ei saa muud moodi, aga nii ongi, et eks esimene mäng pannakse ikka, ma ei tea,
parimad ikkagi, ma ei usu ka, et seal midagi hakatakse mängima ja mõtlema teise mängu peale, et kõigepealt on vaja finaali saada. Ma ei üldse, ma ei usu, et see nüüd Saarmaa liigutab meil sinna poolkatsest sekka, et see ei tähenda, et nüüd ta ei võidaks. Ei, minu meelest meil ei ole veel olnud, minu meelest see on aga on see kindel, et me mängime 5 või? Jah. On no, või? Te ikka mängisid ju samamoodi isegi ju seal Rwandas ka ju, kui ei olnud kõik keskkaitsjad kohal. Keskkaitsjatest on kohal Märten Juusk, Ratovitše, Peetson, Levadia, Tõudjas, Halmstads, Tammik, Levadia, Kolobov, Flora, Käit, Portimonenense. Puud on siis Karol Mets, kes vist otsib siis uut klubi. Klubilised põhjused, ma saan aru. Pigem ma sain aru jah, et see isiklikud põhjused on siinkohal see jah, et siin on vist midagi sellel rindel juhtumus äkki varsti, jah. Joonas Tamme pole sellistest vanadest olijatest, no muidu on selline tavapärane. Maksim Baskotsid ka siis? No jah, Baskotsid ka ei ole, et see on põhi selline mingi selgrood on puudu. Kolobov, vist oleme öelnud, on tegelikult üliheald, loogiline Tammik, mõnes mõttes võib üllatavam, aga mida ei võtnud ta tegelikult ära. No eks ta tuligi ju alles Metsa asemelt, algus oli Mets esialgses nimekirjas olemas ja siis kui Mets nii-öelda pidi taanduma, et siis toodi Tammik asemele, et aga selles mõttes on jah huvitav, et ju Tõuges on nüüd Rootsis kogu aeg mänginud, eile õnnestus temaga rääkida ka, et mees on väga nii-öelda rahul sellega, kuidas tal seal on läinud, et jah, ma arvan, ta võib olla, kui me see 3 taga mängime, kui on Baskotsi ja Mets on olemas, siis mine sa tea, äkki ikkagi Tõuges on see, kes selle 3. koha endale võtab. Jaa, see mõttes oli lihtne. No poolraitsetega on meil alati olnud see mure, et poolraitsed on juba palju. Aga Reit Poom, Shane, Reida, Soomets, Palumets, Kristal ja Robi Saarma. Puud on siis kuulsamates meestest Ainsalu, kes ise ei tahtnud tulla. Ise ei tahtnud tulla, jah. Et, ja mis kõik on vist ülejäänud on kohal, eks ole. Poolkaitses on selles mõttes ikkagi see põhijõud on olemas, et need kelle vahel seal Henn peab ka valikmängudes valima, peab ka nende vahel seekord valima, et seal see muidugi on huvitav, et jah, kõik on ju klubis pigem allapoole vajunud, kui see Shane oli ka algusega juba rohkem 10, no siis ka nüüd on see nii-öelda teine 6, kes võib rohkem tõusta, on ju. Kristal mängib seal 6 peal, et meil neid 6 on nüüd jäsku nii palju, et ma olen kuulanud vahepeal, Markus Poom on number 6 nüüd klubis, et ta on kõik on meil 6 peale toodud. Pane, räägi lausa mikrofon, tõsta suu ette. Aga selles mõttes on, Palumets ja Soomets on ka nagu nii 6 peal, on ju. Vettel on puudu, õige, ma mõtlesin, kes siin üks vanadest olijatest, aga loogiline. Võib-olla oleks tahtnud, ma ütlen taaskord, et Roosnupp oleks see suuri puude olnud, ma eeldan, et Roosnupp oleks siin näha. Ainus üllatav nimi on nüüd Reida. Jah, et arvestas neid 6 nagu palju on, et selles mõttes, et üks veel juurde. Aga nii on. Ja siis ründavamad mängijad Rauno Sappinen, Mattias Männilaan, kõik loogiline, Mark-Anders Lepik. See on natuke minu jaoks. See on rõva paut mõnes mõttes on ju. Ja siis on meil ka kuulus Toni Varjund. No okei, meil on puudu Alex Mattias Tamm on ja Paalberg, aga me ründajatega, ma ei taha nüüd öelda, et need on halvad mehed, aga kui sa Lepik on löönud sel ajal 13 mängu 2 värad ja ta on koondises, nagu Varjund mängib suht, nagu ei mängi selli, ta ründaja taga, alles, eks ole, enam-vähem saanud, ei ole midagi suurt teinud, et meil see ründajate osakond kuidagi on väga sellised ahtaks. No seal oli vist Tamm on vist vigane või midagi. No ta pole mänginud ka pluss seda, aga jah. No Paalbergi kohta ka Henn ütles, et on jah, kui oli sinna Prantsusmaale minnes ikkagi see koormuse tõus oli ikkagi piisavalt suur olnud, et seal keha ei pidanud nagu täielikult vastu sellele. Siis Anier, kes on ju ka muidu olnud aastaid koondises, ei ole ka olnud ju see aasta sellise tasemel, nagu ta on varasemalt olnud, et ilmselgelt Henn võib-olla siis ongi see Männilaan ja Varjund on kindlasti selle mõttega just, et võib-olla laiendada oma jaoks seda valikuringi. Ei no, Männilaan, ma arvan, ongi tõusnud koondises hetkel meil 3.-4. numbriks. See mõttes, et ta oli ju Aafrikas oli number 1, ja see mõttes Männilaan, ma vaatan palju ta väravid löönud on, 7 väravat, 14 mängu 7 väravat, Eesti ründaja mõistes, täitsa ulme number. See on ikka Eesti liiga, vaata. See on raske liiga, vaata, ei ole see, et selge on see, et praeguses ründajate valikus Sappinen on number 1 ja siis
ilmselt Männilaan on see, kes tuleb tema asemel vahetusest ja siis võib-olla Varjundile leitakse ka mõned minutid ja tunduks nagu loogiline. Aga kus kurat on Sander Alamaa? Alamaa on see huvitav reis, et tal vist ei ole seda kohta selles, ma arvan, ta võib-olla oleks olnud, kui me mängiks natuke teistmoodi, et ta on meil nagu otsest ääremängijad ei olegi, et selles mõttes, et wingback ta ei ole. Wingback ta ei ole. Siin on neljane liin taga ja siis ta on küll ääremängija. Jah, et ta meil, kui me mängime seda 3-4-3, et seal ründe taga, ma ei tea, kas saab hakkama, aga pigem mis on, ma isegi sees plaanis, et ma vist olen lihtsalt päri selle, et las ta paneb parem seal U21 saab 2x90 minutit kui koondises 2x0 või 1x10, et saab mängida. Ei no ilmselge on see, kui ta nii-öelda teeb arengus samm edasi, kui see kohtale seal koosseisus leitakse, et ega see ei ole kindlasti küsimus, et mingi roll ja on kindlasti olemas. Mõnes mõttes ongi, vaatad seda U21 seal tegelikult, et see oli Pihin, Rommi Siht, Skvortsov, Alamaa, ründates Mustmaa on seekord seal, Eerme, selles mõttes, et U21 on tegelikult päris äge sats on seal U21 sel korral, et sealt nagu seal isegi mõned mängijad U19-sse võiks öelda, võib-olla Valdmets oleks võinud seal veel olla iseenesest. Ja Valdmets, ma ütlen, et selles mõttes on huvitav, et üsna selline kindla peale see, aga nii on. Ootused siis on see, et esimene mäng võiks olla Eesti võidab ja teine mäng võiks Tallinnas toimuda, mitte Leedus, et see siis oleneb sellest, Lätis, see pidi olema niimoodi, et kui mängime Leeduga, siis on Tallinnas, kui mängime Lätiga, see on Lätis. Niipidi, jah. Vähemalt Kaarel Täll niimoodi selgitas, kui ta ei valetanud meile. Kaarel Täll, sa tead küll tema juttu. Kaarel Täll, jah, üks päev on üks, teine juttu. Selles mõttes, et aga mina ei tea, mis ootused kõik alla võidu on läbi kuttumine ebaõnnestunud. Ei no selles mõttes jah, kui paljud ütlevad, palturniir on siuke, ma ei tea, proovimise kohta. Minu jaoks on ikkagi see koht, kus nagu võib Eesti koondis nagu võita karika ja minu jaoks see on nagu ikkagi selles mõttes on oluline, et ma isegi sel juhul, kui oleks seekord rohkem oleks seal Alamaad, need samad noored sees, siis ma ütlen äge katsetame. Praegu meil on põhimõtteliselt, me läheme sinna oma parimatega, kõik enam-vähem, kes on saanud, on kohal. Kuram pidi olema. Jah, kahjuks vigane. Või siis on seisus, et ei mängi üldse kunagi. Aga Kurammi oleks tahtnud näha sel korral nii, et selles mõttes jah. Aga laupäev Pärnu. Yes. Lubab ilust ilma. Ja seal on kohal ka Madis Kallet. Mina lähen Pärnu naise pannu välja, Madis Kallet on linna, vaata. Ilus sifakas mees. Ilus sifakas Saaremaalt. Ilus mees Saaremaalt, et seal aitäh selles. Et Pärnu naise panne siis ilusasti riidesse, see mõttes, et see on täiesti. Et jah, ja selline oli. Vahepeal me võime ära, me teeme ülikiire saatse, nice. Et ma ütlen, et ära veel hõiska. Oota. 3-4, see mõttes, et Balti turniir, et koosseisus vist ei saa siin norida ka, et teeme, ennustame siis algkoosseisus ka väravas Hein. Hein ikka mängib, jah. 3 siis kaitseliinis, üks on kindlasti Kuusk, üks on kindlasti Tõudjas, kes on 3, kas Peetson, Kolobov, Tammik või Käit? Pakun ikka pigem äkki esimeses mängus panevad Peetsoni sinna siis parempoolses, kui Kuusk võib keskele, Tõugas vasakule ja siis Peetson paremale. Mina arvan, et on Kolobov. Paremal siis, jah. Jah, ma ei tea, miks mul on tunne, et Kolobov on ülihea ja ma arvan, et treenid näitavad ka seda, aga võib-olla ma eksin. Peetsonil on kogemust ja täit on olnud koondises, Kolobov on üsna ebatõenäoline, aga mul kõhutunne ütleb, et ta on ühtagi. Parem wingback on kas Hussar, Jatovlev või Liivak? Ma arvaks, et Hussar. Mina arvaks, et Hussar. Mina puhkuks muidu Saarmat, aga ei tohi, jah. Kaarel Täll panida pool kaitseks. Okei, no siis võib-olla siis tõesti jah, Hussar äkki. Kuigi, kui ta ei ole nagu seal ju Slovakkia kõrgliigast ei saanud ju põhimõtteliselt üldse eriti kaks mängu. No ei saanud eriti varianti. Kaks mängu. Treid on jah, et ei ole. Jakovlev võib-olla oleks selles mõttes argument, et meil on vastas sfäärid ja me läheme keerutama. Aga jah. Läheb keerutama neid, need on turumehi, õpetajaid ja politseinik. See sfääride koondis ikka päris niuke ka enam ei ole. Ma tean, ja see profijalgpallurid on kõike siginenud rohkem juurde sinna. Seal on isegi, ma eeldan, et on, ma ei tea, kas see seeria mees tuleb ka. Ei, seal ütles, et kohalikust liigast ju. Kuskil käis oota. No okei, ma ei ole isegi vaadanud, ma vabandan fääride koosseisu. Aga see vist tuli uudisena just välja. Poolkaitseliin sa nii kaudu ma surfan internetis, ütle, kes siis on poolkaits. Kindlasti ma arvan,
arvestades meie mängijaid, kus nad mängivad, kuidas nad mängivad, siis ma arvan, Sein ja Käiten ikkagi peaks olema meil 2 sellist põhipoolkaitset. Nüüd ongi küsimus see, et kas ta emma-kumma neist nihutab sinna nii-öelda 10 peale ja siis paneb selleks teiseks 6 kas Soometsa või Palumetsa ja Palumets ka tegi väga okei hooaja no Poom võib ka ju olla. Ja Poom võib ka olla, et ma arvan jah, et Sein ja Käiten võiks olla kindlalt sees ja kes on siis nüüd see 3. seal et ma arvan, et treenib. Ma ütlen, Käidi võiks panna 10 peale, ta oli seal väga hea ja on alati olnud. Et siis pannagi võib-olla, ma ei tea, Palumets Sein seal allpool ja Käit ülevalpool. Käit ette, teine Saarma ja siis tipus Sapi näiteks. No jah. Kui me teeme seal 3-4-3 laadset asja. Ma ei ole kindel, et Sapi on enne Männilaantu juures, aga ei tea. Arvest seda, et kui Henn ikkagi pigem on olnud alati ikkagi väga Sapineni usku et isegi mõtled ka sama see Moldova mäng, mis seal võõrsi kunagi mängis, ta oli ka ju ei olnud veel parimas vormis ja siis ta hoiti kõvati selle mängu jaoks ja siis ikkagi ta tuli ja et kuidagi mulle tundub, et seal on see link alati väga hea nende vahel olnud, et see seda küll. Jah, ja eks ta on, et üsna toduliigane on see asi pääridel, et kuulus seeria mees ei tule, aga on mehi keskpeale näiteks on selline Rootsi Kõrliiga mees ja on sealt Taanist ja igalt poolt, et natuke on Samuel Juudi näiteks seina juurist tuleb kohale, kuulus vääri mees et seal on ta vot, aga eda kõik taotuseks pettumus olge maasad, et seda on. No ilmselgelt jah, et samamoodi kui eelmine või 2 aastat tagasi, kui ka ju Fääridiga olime poolfinaalis, siis ikkagi see oli Henni esimmäng ja siis 4-1 kodus võitsime, et siis ma arvan, et kas just 4-1, aga midagi sarnast, ma arvan, ikkagi publik ootab nüüd ka, et oleksime rohkem palliga ja looksime võimalusi ja lööksime ka ära nendest päris mitmed. Vahepeal mängiti välja Eesti karikas, õnnitame Flora. Kas süda õitses, kui Flora võitis, sina kui Flora mees? ja mina kui Flora mees. Selle mänguga oli jah kuidagi niimoodi, et olime seal Pärnus siis kohal ja esimene poolaeg 2 tükki lööd ära, muidugi Paidus, et teise heitis ise endal väga oskuslikult ja siis poolaeg tuli ja siis tuleb ähmetäis Kaarel Täll, et ruttu püsti nüüd, et Karl Jakob Hein on siin, et Hein just samal päeval allkirjastus ja Verderiga lepingu. Et rääkid tahat, et siis ruttu püsti ja kõik, siis seal kogu Eesti kirjutab meelde, kes kohal oligi püsti ja siis rääksime Seda mängu ülevaatetes sai tunda, et esimeses poolest oli midagi oli ja siis teine poole toimus ka. Et seal vist ilmselgelt ei tunda mitte keegi vaadanud teist poole. Teisel poole on väravad, seal jälgisime ära, aga põhimõtteliselt kõik kirjutas teisel poole Heina intervjuud nagu reaalne tööelu nagu. Teeme siis siired meisterliiga vooru ära või ringi. Flora, haige soos, 4 penaltit ja võitsid United 4-0. Realiseerisid ainult 3, selles mõttes, et ikkagi lati alt. Ma ei tea nii, Flora, seal ei ole vist midagi öelda, nagu Eestis tabelis on justkui veel 3, aga ilmselgelt Eestis paremuselt teine, kui mitte esimene klubi hetkeseisud, et seal nagu kõik lippab. Eladu Kostja Vassile. Ei selles mõttes tõesti lippab, et ju seal 2 klubi on ilmselgelt parema soos kui ülejäänud nagu on, et kui sama hooga pärast koondisepausi edasi minnakse, siis võibki juhtuda see, et see tabeli tipp nagu läheb ka päris laial ära nagu, et arvestada, et siin ju Kalju nüüd kaotas ja Paide jälle ei saanud võitu kätte, et nii võib selles mõttes see hooaja teine pool just tiitlisheitluse või üldse nagu seal tipuheitluse nagu igavaks minna. Mis seal siis oli? No ainus eripära oligi see, et kuna Sinjov ei olnud, siis sai vahelduseks Kuratsin, aga Kurats mis nii mängu ei teinud, et ta siin ju Juha läks ära võtnud. Ja selle hooaja üllatav mees Kollo jätkuvalt põhimees, et see ma ei mahu ikka veel pähe. Mulle reaalselt, ei see mõttes ta on üliäge, et on, aga ma reaalselt nagu Kollo kuidas saab olla, et ta mängis kõik Vaheri üle, Veeringi üle, nagu absoluutselt kõik need Pihele üle, täitsa ulme. Ta oli ikka selles mõttes OEL vist ju seal keskkaitsevalikus, vähemalt kõrvatavas mingi 5 mees on ja nüüd mängib, et tubli. Ei selles mõttes muidugi tubli, et ta isiklikus plaanis kindlasti väga, väga äge ja ma arvan, ta on see, et ta see otsuse tegi Florasse minna
peab väga rahul olema, et pole midagi öelda. Nõmme United, see on aeg, 4 kaotust järjest, igas mängus, Kuressaar lasti ainult 2 lüüa, igas mängus lüüaks ikkagi 3-4 neile. Tabelis kukkunud Kuressaare koos 8-9, tegelikult ma arvan, Nõmme Unitedi ootused olid võib-olla kõrgemad, kui olla Kuressaarega ühel pulgal. Et kas on Riis? Kes võiks olla järgmine peatreener? Ma ei usu. Voovat ei saa öelda, et Voova läks Lätti ära. Eladu jah, muidugi. Voova Vassiljev, mees, kes kaotab riietusruumid. Lätlased ei loe Eesti meediat. Hulli võtsid sellise mehe tööl. Äge, see mõttes, et see Voova tegelikult on äge näha. Ei muidugi, et see, et ta nagu kohe niimoodi välja sai, et hea küll, siin võib-olla mõni võtab, et Läti liiga, aga samas Läti liigas ikkagi selles mõttes ju finantsi liigub rohkem ja mängijad on ka ilmselt ikkagi tugevamad siis. Nad ei seal raha nagu muda. Üldse rääkides sellest lõuna sellest siis, et seal Leedus ka mingi mängud 8000 inimest, 8000 mingi vaatab Salgrisi mäng, 8000 meil on see, et ma võin viimase vooru publikunumbrid ette lugeda 287, 285 stabiilsus siis 346 tubli, 246 oli Paides lausa ja siis ma ei tea, kuidas need massid sinna ära mahtusid, Harju Laadrist 460 ja saad aru reaalselt ühel mängul üle 400 inimese, meil on Salgris mängib, ma ei mäleta, kas oli, ma loodan, ma puusse mene, et oli 8000 ja meil on ühes voorus kokku on 300 korda 5 on nüüd 1500. Kena, mõistlik. Ja samal ajal taskut see eestlane on fucking idiot. Ja siis saad tasuta neid U17 pileteid on ju, siis on 6000 inimest, 5000 inimest, tasuta asi, let's go, vaata. Ja siis on, kui tasuta saab, siis ma ei tea, ükskõik mida. Ei saas päris nii ka öelda, sa mõtled, et kui seal Tartu kossumehed oleks viimase mängupiletist 50 pand, küll ma oleks need ka ära läinud. Need oleks ka ära läinud, jah. Aga ma ütlen jalgpallis, et huvitav mitu pileti ostjat oli. Ja. Ma arvan, et kas see number, kui ma paneks selle over-under 250 pileti ostjat, kas sa maksid 5 eurot, kas sa läheks üle või alla? Selles mõttes ma arvan 250 päris hästi kui ostnud. Ma arvan ka, et seal. Reaalselt ma arvan, see oleks päris hea number juba. Võib-olla väiksin. Aga mis ma, Nõmme United. Et kes uus peatreener, jah? Ma ei usu vara veel, jah. Vara veel võib-olla, jah. Koduväljak ei ole neile kasuks tulnud, ütleme nii. Aga samas ikkagi jah, tegelikult see on alustas ikkagi sükse ju tabeli keskmikuna, nüüd on ikkagi kui Trans peaks ka ühe võidu saama veel. Natuke nagu otsib see, ma pean Slavomir Rüstrov Šišakovski, natuke me otsib, eks ole, nüüd viimases mängus oli see Järvelaid oli, eks ole, vahetuses, et seal see nooremad mehed said ääre, Windbackkis, eks ole, keskkaitse, ma ütlen, et see OEL tundus see keskkaitse kahtlane ja ongi, et selles mõttes, et ei ole midagi ilusat, aga ma ütlen, et ei ole ta veel #Riis, ma arvan, et siin mäng on nüüd tuleb 14.06, seal tuleb, ma arvan, vallandusterbi. seal on Trans versus United, et ma arvan, et kes selle mängu kaotab suured, seal hakkab võib-olla on juba jalgallul tuline. Ma ei tea, kui Kosuhovskil pole siiamaani olnud, siis ma usu, et see üks mäng nüüd ka muudab midagi. Ja tegelikult ei tea Nõmme Unitedi, mis see päris masterplan on. Ja no ütleme, aga tegelikult Trans tahab sealt ja vajab seda võitu, võib-olla seal ikka omasuguse nii-öelda, jah, see on keeruline, tõesti võib-olla isegi kirjutan alla sellele, et seal võib mõnele see arvestades seda, et United iga mäng vähemalt ühe välja võtab, et siis Trans kindlasti midagi lööb, et see on küsimus see, et palju United ise lüüa suudab nagu, jah. Aga ma ütlen, et see tekitada vastasel 4 penaltit, see võtab hästi kokku ka seal käed ka lipendasid seal siin-seal vahepeal, et Nõmme Kalju on meeskond, kellel võib-olla hakkab selline hood natuke võib-olla raudema, eks ole, et tea, seal oli ju Pärnu vast variante ju oli ja nad ju jätsid ise seal ju löömata ja samas moodi need see oli ikka ulmevärav ka. Ma alustan sealt. Nii. Kuidas see Pärnu esimene, kuidas on see penalt? Kuidas see nagu sa lööb palli ära, see Tampetuud kõikjab mitte sinna kontakti minna, eks ta isegi liigutanud jalga vastu, ta jättis jala seisma, Pärnu vend jälle endab jalar sisse. Ma ei ütle Pärnu mees tegi kindlasti mitte,
aga kuidas on see penalti ja kuidas selle, ma saan aru, et seal sekkumise aste ja need ilusad jutud, aga ei ole ju penalt. Ma olen pigem sugu nõus ja et ta nagu vaadates neid, mis Florale anti, et seal oli igal pool mingi põhjendus taga, et see oli nagu siuke lõpuks igas olukorras saab anda, kui tahad, aga pigem ma ka nagu esmapilgul vaatasin, et täpselt. Siis Henri välja nüüd võid öelda, mis ta oli? Mis ta siis on 50 meetri pealt lati alla? See on tõesti, see oli ulme. Mängust värav. No perfektne. Ja Henri välja oli mängust värav. Mis ta on, parim väravütt juba või? Ei ole veel, teine. Parim eestlane, 8 väravat juba. No Sapineniga võrdselt, jah? Jah, Sapinen, selles mõttes, et mõtlen Henri välja, las ma natuke liialdan, parim meestlane, Henri välja. Ulme värav. Kas on aeg panna väravasse Pavlov, sest et ei, no me juba jõudsime korra seda siiski see oli selline sähvatus kuskil, et see ma ei kujuta ette, väravat peab olema seal kaitseliini tagust kontrollima lihtsalt see, kuidas ta oma väljaku poolelt peaaegu kaare pealt ikka see oli ideaalne löök, ideaalne, täpselt, ideaalne löök. Seal vist on, eks ole, vist oli kuskilt käis läbi ka, et Pärnul oli see natuke scoutingus kirjas, et Berk on päris väljas, et tasub üritada. Et ei olnud selline täitsa see, vaid kuskil on... No pikk väravat, et tuleb jõuab tagasi, aga et sealt... Männile on või siis penaltist, jälle penaltist, meil on 2 mängu, 6 penaltit. Aga just ei löönud ära jälle ka. Et lõi siis 2-1 ja Pärnu ooper Virgo Vallik lõpetas selle piinad ära. No eelnevalt oli ka olukord, kus Vallik jooksis ja siis Pajo oli mööda, et seal oli lõpus nagu oli ka neid. Aga mõtlen ka, pigem seal ikkagi ka Kalju ise natuke nagu oli ebaõnne ja pluss see, et nad ise ei löönud ära, et ma nüüd selles mõttes ei ütleks, et nad nüüd ise nii kehvad nagu olid. Mina ütlen, et seal natuke on sellist #kriisilõhna ikkagi. Et midagi nagu ei ole päris see, aga eks näis. Nüüd on väike paus, annab arutust, aga õnnitlused siis Pärnule. Pärnu on täitsa tabelis, rühib sinna suunas, et 2 punkti Paides puudu. Õige, vabandus, õige, ma ei tea penalti, et see on siis 2 mänguga 7 penaltit. Et natuke võib-olla palju, aga maitse asi. Laari võitis Transri 3-0. Nii on. See vist muud ei olegi öelda. Teerme sai lõpuks ometi jala lahti. See on äge. Ja Trans oli... Ma isegi huvi pärast vaatan palju siin see Transitske see mõttes, et vaatame, mis see näitab. Transitske näitab 1,5 isegi, näed sa? Ja mida neil on lood, aga 1,5 on ju päris okei juba, et see juba mõned väravad pigem eeldaks jah, 2 isegi juba selle pelle pealt nagu jah. Aga seal on ju rich sama, et Harjul läks... Vaja on rohkem mänge Paidega, et siis nagu punkte saada. Õige, et Harju äkki saab rahu üles, et see vahepeal olid nagu aurus, et ma arvan, neil läks seda emotsionaalselt seda võitu vaja. Mängis ka Levadia, sai hooaja kõige raskema võidu seni. Tartu Tammekada. Varastas lõpuks ära. Varastas ära, mis asja. No, Tartu ise ka nagu ikka kinkis nagu, et see... Ma ei tea, seal olukorras ma ei tea, vist ka väravaht peab mida rusikatega ära lõpuks palli või midagi. Või nagu siit lähed nagu. Püüa kinni. Praegu ta läks, võtta kuidagi ka need hüppasivad otsast, kadus tasakaal ära enne seal. Et seal nagu kedagi teist seal süüdistada küll ei saa kui ennast. Ja siis jah, joonele ootama, et seal... Või ma ei tea, kas üks olukord üldse... Kas oli vaja üldse minna täpselt, et see oli lihtsalt võitlus ja olekski seal taga kontrollinud, et kui sa juba lähed, siis sa pead kindel jah, et on see siis tõrje või on see püüdmine. Jutt siis 90+5 selle Abraham Namdi Nvanfo keskkaitse, kes oli ette niutatud. Iborud päris hea pass ka täpselt sinna sellesse lolli kohta. Aga jah, Lapa supermäng. Tõesti supermäng seni ja siis 90+5 sai see otsa. Aga ma ütlen, Tammet pigem võib ka sealt tulla ära teadmisega, et nad on hetkel Eesti paremused 5 meeskond. Nad on tegelikult hästi mänginud, et selles mõttes oli ka mäng tervikuna oli nende poolt täitsa hea. Aga Levadia, ma ütlen, Levadias seda meistri vibe on ikka päris palju. Selles mõttes isegi on see raske see, võetas asju jõuda ära, et seal muidugi oli esimene kohe selline Sahvaiko läks, tegi
sellise suure asja nagu muudatus algplussis täis hulluks läinud, vaata. Sportsoo välja ja pani Joao Pedro ja Joao Pedro siis poolel välja. et see kahetsas, ma arvan, et sa vaid kurat, mida ma tegin, vaata, et kohe. Aga ta ei toonud, Sportsoo ta ju Otto asemele on, jah. Aga tundub, et mitte, et selles asja oleks sellised naljatus, et ja siis loomulikult meeskondest meistri hõnru liialt ei tule, on loomulikult Kuressaare. Ei, no mis asja, Treit võidavad, Paidet võidavad Treit ja Kuressaare koperdas lõi 2 ära, et 1 võeti ära. Et Kuressaare siis tõesti Paides koperdas 1 viik ja et me ütleme, et ei saa rahul olla Sander Post. Aga lähtudes Itškest, lähtudes mängupildist, lähtudes sellest, ei olnud teenimatu 1-1, et tegelikult see võib-olla Oota, kummalt poolt sa nüüd seda vaatad? Et Paide olid Paide oli võib-olla grammi võrra parem, on ju, aga taaskord, et ikka alustas paremini, äkki esimene poolaeg oli võib-olla ja nagu isegi. Aga Itške tuulis Itške 1,8 versus 1,22 Paide poolt vaadatuna ehk Kuressaare vääriliselt väravat, aga Paide siis aga see on jah huvitav, nad ikkagi kuidagi nad ei suuda seda kontrolli nagu niimoodi võtta enda kätte või aga see Andrade seal kaitseliinis ei Andrade, nagu kommentaator ütles, Trosina ta pitt nimi on kuskil viimane asi on Trosina, siis kommentaator kasutas ma kasutan särgi nime siis ei, ma Trosina, see väga hea see ajas segadusse, vaata, mõnus selline karika finaalis jäi ta silma jamadega siis jah, et jätkas Kure vastu ka, et kuidas sa niimoodi mängija ära kaotad lihtsalt, et oled kastis juba, et ja me võime rääkida tuurist see jah, kui Baranov lasi üle mängida ennast enne seal Ürisoolda. Ja sealt, aga jah, et sa jätad lased lihtsalt ründajal enda selja taha ära kaduda, ma ei tea, kastis. Sarsu oli ikka päris pahane seal. See ei ole kuskilt otsast okei, et kui sa tuled välismaalt, no anna andeks, see ei ole kaitsemängija. See kord siis nii palju oli muutunud, et Oliveira alustas pingilt. Tuntud nagu Italian Cabral, aga ma tõesti, ma teeritan seda kommentaator. Ja siis jah, et nii oligi, et ei ole hästi, aga ma saan aru, et nüüd väike puhkus. Huvitav reis selles mõttes, et nagu tegelikult võib-olla ei tahaks seda puhkust anda meestele, aga peab andma. Lubatud oli, on ju? Oli lubatud anda, ma ei teagi, mis see nagu õige oleks sellises olukorras. Ei, vahest on, selles mõttes ütlen ausalt, saan Viimsi pealt rääkida, me andsime ka mõned päevad nüüd vabaks ja eile trennis see oli nagu fantastiline vaadata, millise isuga poisid tulid tagasi selle mõnepäevase puhkuse pealt. Mis see väljamaal, kuidas see loodik üldse oli, et kui anti vabalt? Ja kui on see koondise paus oli, siis said ka ikka mõned ekstra päevad nii-öelda, et on see siis kas siis nädalavahetus või kuna iganes on see võimalus, antakse isegi 3-4 päeva raha. Palju seda karistusasja tehakse? Et on ka seda olnud igal pool, absoluutselt igal pool on ühtemoodi ja et oleme jooksnud niimoodi, et me isegi võitsime, kui Herakles Almele tuli, näiteks Roodaga oli ja Hüüp Stevens oli meil ülikarm treener, me võitsime Herakles, kes tuli esiliigast, on ju, mängis kunstmuru peal, kõik oli nii ootamatu, me võitsime 1-0, me tegime pärast karistuseks, et me liiga vähe võitsime ja siis muidugi sellega ta hammustas nii-öelda või lõikas näppu, ütleme nii, et järgmiseks mänguks me ära ei taastunud et see läks natuke valesti, aga ei, neid karistusi on ja igal pool saadud, on Venemaal, on Eestis, on Taanis ei mäleta Taanis ei mäleta, praegu seal oli Pehmo, lihtsalt ma ei mäleta võib-olla oli nii karm, et metsas me jooksime küll, aga kas ta oli just karistustrenn, seda ma ei mäleta, aga jah, et tavaliselt sellised koondise pausid pigem antakse jah, sellised, et sul on vaja see vaimu pool korda saada, et tuleks hea tuhhiga tagasi. Vot, aga nüüd on jah koondispaus, siis on natuke rohelekust sealt pälist puhkust ja Andres Opper, mis stuudiga siis saavad siin meistrite liiga finaali. ja Arsenali fänn. No ei, selles mõttes tegelikult oligi täpselt nii, nagu oli oodata, et üks võib-olla parim kaitse versus parim rünnak või niimoodi, et mänguliselt võib-olla pealtvaatel ei ole kõige lõbusam vaadata, aga ei, oli, mis ta oli. mis ma ikka siin kommenteerin, et kõik, Haavers kes nägid... siis lõi 6. minutil meeskonna ette. See oli ka ainuke võimalus, võiks öelda. et siis ülejäänud käisid PSG Dembele penaltist.
ja siis penaltiseeria. Grusiini tooks esile tegelikult, see vend on fantastiline. Esimene poole ikka lülitati suht välja näiteks, aga pärast jah. No see oli 2 mehega võeti ka teda muidugi. Fantastiline vend. Et jah. See olukord jättis korrat seljata jooksu pääses seal, siis need kui ta läheb, see oli uskumatu nagu ja siis see oli Kelly oli vist äkki, kes sai selle jala vahele, et see posti läks sealt, et ja tervitan loomulikult peatreenerit, kelle meelest on mõistlik mõte panna penaltit lööma selline 1.90 keskkaits. Ma ütlesin, kui ma nägin, et tuleb 1.90 keskkaits, ma ütlesin, et kurat, Arsenal Raatan, ta lööb üle ja lõiga üle, saad aru? Ja ise läks ka selline, näitas ka lähivõttega, et ei olnud nagu väga kindel, aga kahjuks 2 väga ebaõnnestunud penaltit. Üks lihtsalt mööda. See toodi välja kuskil ka, et see PSG väravaht, et siis normaalajal 0 tõrjet, lisaajal 0 tõrjet, penaltiseerias 0 tõrjet. Nii viga elad. Ja mitu auti lööki tuli, ei tea. See on üks omapärasel taktikaid, millest me nagu... Täpselt, et meeskond, kes suudaks alt üles ehitada, ma ei tea, ma arvan kõik üle mängida, siis paneme auti, organiseerime, võtame sealt kinni. Ma räägin Rossuhovski oli omast ajast ees, oi, kuidas mõnitati, oi, Kuressaar lööb auti, vaata, mis see Rossuhovski teeb. See on kindel, ei pane kuhugi keskele, et see ehku peale kuskilt, et võib-olla võidame, ei. See Arsenali see räkpi lahtilöök on ka siuke. Seda võetakse ka üle siin erinevates kohtades. Mot. Ja on sai vist kõik läbi räägitud. 56 minutit täis ja nii ta oli, et Andres Opper peab minema lõunale. Lõunapaus. Ja artikkel Arti Aigrost ootab. Väga. Ja siis Serko Joone tõugesest. Väga, mul on ka poom lahti kirjutamata õige. Ja siis läheme tööle laiali, et oli seekordne saade. Mingi siis vaadake Pärnus jalgpall. Ja Pärnu naised tulid kohale, Madis ka võtab linna. See on hea. Teeme see Andres Opper ja lõpuküsimus ja mitu päeva mäng tunda andis. Kas annab siiamaani tunda või ei ole nii? Ai, täna on juba päris okei. Eile ikka natuke valutasin, tegin seal lüppeliines ja haiget. Ei, täna täitsa okei, nii et jah. Et said suuremate hädadeta või? Suuremate kaotusteta, et tundub, et ei no mõni seal ikka jäi pikemaks ajaks pikali, et just üks Gruusia kaitse siis, aga jah. Et ilma suuremate kadudeta, jah. Nii, võt. Ja see oli seekordne saade, et ma otsin kõlli üles, Scarlett tervita siis lõppu Pärnu naisi, et panen kõlli. Tervitan Pärnu naisi, jah. Let's go. Ciao. Delfi jalgpallistuudio lõpuvile annab Olipet.